See on Carlos Pinto lugu. Ta oli keegi, kellel näiliselt oli kõik olemas. Tema elu oli talle justkui ette määratud. Carlos lõpetas ülikooli operaatorina ja töötas aastaid Ameerika Ühendriikides paljude kõrgelt hinnatud filmide kallal. Selle aja jooksul kohtus ta ka oma naise Lindaga ning nad otsustasid kolida tagasi tema kodumaale Portugali. Nad kolisid uhkesse mõisa, mille Carlos päris oma vanematelt. See oli ka koht, kus sündisid nende 2 ilusat last, Yuri ja Helga. Kuigi kõik näis nende jaoks täiuslik, muutus tema naine nende eluga Portugalis üha õnnetumaks. Ja see viis selleni, et ta otsustas kolida tagasi Ameerika Ühendriikidesse. Nende pojal Juril olid hingamisprobleemid, nii et nad otsustasid, et tal oleks parem jääda Portugali koos Carlosega. Ja Helga kolis koos oma emaga tagasi USA'sse. Aastate jooksul muutus Juri tervis veelgi hapramaks ja ta suri väga noores eas. Kõik see mõjus Carlose vaimsele ja füüsilisele tervisele väga rängalt. Aastate jooksul see ainult süvenes ja ta elas vaid 57-aastaseks, kui ta jättis planeedi Maa igaveseks selja taha. Sellesse kummalisse majja sisenedes tekkis meil tunne, et keegi elab seal ikka veel, kuigi see koht oli olnud maha jäetud juba üle 15 aasta. See tundus kummaline, justkui keegi võiks sel hetkel uksest sisse astuda. Lubage meil viia teid ringkäigule sellest, mis on maha jäänud ja rääkida teile nende elulugu. Tere tulemast tagasi kõik Bros of Decay kanalile. Mina olen Leslie ja täna, nagu tavaliselt, on kaamera taga Denni. Asume praegu Portugalis. Taustal kuulete palju sagimist ja kära. Me oleme tegelikult ühes väga armsas ja elavas Portugali linnakeses. Me näeme kindlasti, miks Carlos otsustas siia elama tulla. Ta oli nii inspireeritud sellest linnast, värvidest, inimestest ja kõigest muust. Ja just sellepärast otsustas ta Portugali tagasi tulla ja siia elama jääda. Me läheme nüüd majja sisse, sest väljas on väga lärmakas. Oota, enne kui sisse läheme, Tänni, üks asi veel. Vaata seda. Need olid need 2 tooli siin tagahoovis, kus Juri ja Carlos tavaliselt koos istusid. Nüüdseks on nad pärast 10 aastat või rohkemat täiesti kinni kasvanud. Tagahoov on sõna otseses mõttes džungel. Vau! Ja siit saame nende häärberist väljaspoolt väikese pilgu heite. Väljast on see ilusat roosat värvi. Vau! Olgu, ma teen sulle siit džunglist tee vabaks. Aitäh! Nii, saad majja sisse tulla. Nii, nüüd on kõik korras. Enne kui sisse lähme, vaata siia vasakule, Denni. See on väikese tüdruku jalgratas. Ja see on tõenäoliselt ajast, kui Helga veel koos emaga siin elas. Väike jalgratas, isegi laste triikimislaud on siin. See on lahe. Ja me vaatasime ka seda, eks. Coca-Cola silt ukse välisküljele. Ja, see pole siiski kunagi olnud kohvik. Ma arvan, et see pole võimalik. Aga lähme sisse. Ja las ma näitan sulle seda maja. Sees on natuke vaiksem, sest väljas, jumal küll, tänavatel on nii palju müra.
Esimene tuba, kuhu me siseneme. Köögiala, kus kõhud täis saadi, kus toitu valmistati. Ja loomulikult väga tähtis koht majas Portugalis. Ma tean seda, sest olen sind külastanud ja korduvalt Portugalis käinud. See on tegelikult üsna armas köök. Kõrged laed, ilus mööbel. Mulle meeldib see kunstiteos, mis meil siin üleval on. Daam, kes on valmis süüa tegema. Kõik potid ja pannid. Kõik on ikka veel siin alles. Isegi mikser on vasakul. Vaata seda plaati siin laual. Issand, ma ei taha seda hävitada. See on aastast 1989. See on Portugalide väga tüüpiline. See on mille esimene aastapäev. Aumenta. Bravi, mul pole aimugi. See on ilmselt mingi purjetamisfirma või midagi sellist. Kas sa tead, milleks see on? See on selleks, et saaksid oma potid ja pannid sinna panna. Jaa. Täpselt nii. See latern või see laelühter või kuidas iganes sa seda nimetad. Lamp laua kohal on nii kohatu. Jah, täiesti. Aga sa näed seda kogu majas. Carlos oli mees metsiku mõistusega. Ta oli väga organiseerimatu. Kogu see maja on lihtsalt üks suur segadus. Aga siiski väga ilus. Vitriinkapp siin kõrval. Imeline antiikne vitriinkapp otse selle lambi kõrval. See on lihtsalt hullumeelne. Lihalõikur ja kõik muu on ikka veel alles. See laguneb täiesti koost. Jaa, vau. Lagunemine toimub. Siia on jäänud veel pudel šampanjat, paar pudelit kanget alkoholi. Aga kui ma seda puudutan, siis ma arvan, et see lihtsalt puruneb. See laguneb koost, nagu siin juhtus. Ja siis on meil siin sellel pool traditsiooniline pliit. Imeline malmist pliit siin all. Vaata seda. Tal on vap. Portugali oma. Wow. See on ilus. See on armas. Ja selle kohal on meil see Olivia pliit. See on ka midagi Portugalide tüüpilist, ma arvan. Olivia, see on Portugali bränd. Nad teevad õmblusmasinaid või vähemalt tegid, ma ei tea, kas nad praegu veel tegutsevad. Ma pole ka kindel, ma arvan, et olen seda paar korda varem näinud. Aga õmblusmasinad, ma arvan, nad on kõige tuntumad õmblusmasinate poolest. Jah, me nägime seda kõikuvas majas. Ma panen selle siia üles lingina. Me nägime Olivia õmblusmasinat. Ja siis siinpool on väike kraanikausinurk, kus saab nõusid ja muud sellist pesta. Nõudepesumasinat küll pole, nii et kõik tehti käsitsi. Ja see on ka midagi Portugalile väga tüüpilist, eks. Kraanikaus seal all ilmselt oli tol ajal seal pump. Ei, see on pigem äravoolu jaoks. Kuhu sa paned vee pärast toidu valmistamist ja muud sellist. Vau. Mulle meeldib see omamoodi kellanägu siin seinal. Aga seda on aja jooksul kasutatud ka kunstiteoste eksponeerimiseks. Ma arvan, et Carlos võttis kella ära ja asendas selle. Siis on meil siin armas Prantsuse aed, kus istub üks daam. Mulle meeldib see nägu, mis on pildi tagaosas välja pandud. Aga näete, termiidid on selle ilu juba üle võtmas. Ja see laguneb. See maja on olnud maha jäetud vaid 10 aastat ja on väga kurb näha juba sellist lagunemist. Sellel küljel on veel üks osa ja see on tegelikult suur panipaik, kus Carlos ja tema pere hoidsid kõike, alates tema kunstiteostest kuni mööbliesemeteni, mida neil enam vaja ei olnud. Vaatame siia kiiresti sisse. Jah, see on tohutu, aga see on midagi, mida ma läbi vaatama ei hakka. Lihtsalt puhkan korraks. Jah, siin on nii palju asju. See on täiesti hullumeelne. Ja siis saame edasi minna siia koridori poole. Ja ma usun, et see on 19. sajandi lõpumaja. Enne kui Carlos siin elasid siin teised inimesed ja tõenäoliselt nemad selle ehitasid. Ja nad võisid neid alumisi alasid kasutada. Aga Carlos ise ei kasutanud neid. Tema kasutas neid ainult oma kunstiteoste ja mööbli hoiustamiseks. Antonio Pino. Pinheiro, hääldan õigesti, õpin portugali keelt. Alati. Nagu näete siin on veel üks panipaik. Puit ja mööbel.
ja see viib meid väikesesse koridori. Ma ei ole kindel. Koridor. Jah. Siin on väike uks, jumal küll. Sa näed väljast tulevat valgust. Aga see on nagu tunnel, viib tagasi maja ette. Ma arvan, et nad ehitasid selle kunagi ammu, nagu rularaja või millegi taolise jaoks. Jah, ma tunnen sealt poolt tuuleõhku. Yeah, wow. Sest sellistes villades ja mõisates selles linnas on see tavaline. On normaalne, et on selline tunnel. Portugal on riik, kus leiame kõige rohkem peidetud tunneleid ja mahajäetud maju. Ära küsi minult, miks, ma ei tea. Ma panen seda siia ette tagasi. Aga te olete ilmselt paranoilised. Ei. Ei. Ma ei arva nii. Ei. Vanasti, ma ei tea. Siin taga on üks väike lisatuba. Ja, ma näen. Tule vaata. See oli vanasti tavaline käimla. Oakmaas. Ma ei näe siin mingit torustikku. Nii et jah, ei. Vanasti oli see lihtsalt auk, mis tavaliselt asus maja väljas, mitte sees. Nii et see on tegelikult luksus. Jah. Sa näed ka, et elekter on siia hiljem lisatud. Sa näed, kuhu see juhe kinnitati. Ja ma näen ka neid traditsioonilisi Portugali veinipudeleid. Ja see siin on veel täis. Need kannud on tõesti. See on umbes 5 liitrit ehk peaaegu gallooni täis vett. Jah, see on 5 liitrit. Jah. See on ilus. Ja sa jääd sellest purju. Olgu, nüüd on aeg üles minna ja näidata teile, kus Carlos varem elas. See trepp on teissugune, aga samuti väga ilus. Ja mulle tõesti meeldib see. Vaadake sinna üles. Nagu näete, saate vaadata otse üles maja tippu, kus on siluett. Nagu ma teile varem ütlesin, see on tohutu maja. See on mõis, kus Carlos elas koos oma perega. Absoluutselt ilus. Siin koridoris on paar asja, mis köidavad mu tähelepanu. Esiteks on siin imeline vaas. Ja nad kasutavad neid. Jah, need on veini kannud, jah. Üks nali sulle. Sa pead plaanid sisse panema. Ja see, ma arvan, ma vaatasin seda enne, aga ma usun, et see on mingisugune aku. Vaatasin küljel on isegi pistik. Ma ei ole siiski 100% kindel, mis see on. Aga jah. Väga vana seade. Hiirelõks. Penny. See on see maja. See on maja esikülg. Maalis Joao Lima 1992 aastal. Imeline koht. Vau, ilus. Ja siis on meil midagi väga kummalist. Vaata seda. See on siga. Siin ees näed sea nägu. Näed seda? Need on kõrvad. See on lumi. Ei, ma arvan, et need on postid. Ja ma ei ole ka 100% kindel. Aga see on nagu mingi heli. See on kindlasti nahk. Luumanahk. Värvitud ja kujundatud. Milleks seda kasutati, ma ei tea, aga kindlasti oli see millegi põllult või millegi taolise transportimiseks. Jah. Issand. Ja siis me jõuame maja esimesele korrusele. Ja sa näed kohe, et siin on kõik väga kummaline. Jälle sarnane lamp. Kõik mööbliesemed ei sobi omavahel kokku. Kunstiteoseid on kogu maja täis. Ja see on lihtsalt väga huvitav ja intrigeeriv koht, kus ringi jalutada. Kõigepealt on meil siin kõrval ilus kunstiteos. Wow. Ja siis kapp, mis on täiesti asju täis. Ole ettevaatlik. Mis? Kuidas selle looma või putuka nimi jälle oli? Kas see on rohutirts? Mul pole aimugi. Ma arvan, et see on. Suurepärane. Sa mõtled ritsikat või midagi sellist? Jaa, ritsikas, rohutirts. Ei. Ma arvan, et see on suurem. Ma pole kindel. Võib-olla tundub see ainult mulle nii. Ma ei tea. Mul pole aimugi. Jälle suurepärane kujutis sellest linnast. See muti maalis selle Juan Lima. Joao, see nimi tuleb jälle tagasi. Joao Shuang. Imline, abstraktne maal. Wow. Mulle meeldib ka see kell siin kõrval. See pole kindlasti antiikese. Kas tead, miks ma seda tean? Miks? Sest selle küljes on silt, millel on kirjas 20 eurot. See pink siin. Iga kord, kui Carlos majja tuli, riputas ta oma jope siia ülesse. Kui Carlos oli oma tööpäevaga lõpetanud, filme teinud, tuli ta koju tagasi, pani jope üles. Tal oli siin palju raamatuid, mille hulgast valida. Wow.
seal üleval on veel üks maal või pilt. Ja alguses arvasin, et see on kaamera, aga tegelikult on see lamp. Ma mõtlesin, et ei, majas sees on kaamerad. see on natuke vananenud. Väga vananenud. Aga nüüd on aeg siseneda maja kõige tähtsamasse ruumi. Ja see on elutuba. Sa kaotad mõistuse, kui sellesse ruumi sisened. See on hullumeelne, kõik on igal pool laiali. See on ajalooline, see on moodne, kõik on koos. Ja. Võib-olla kõigepealt vaatame üles. Sest siin näete tõesti, kuidas need Portugali mõjutused majas taas esile tulevad. Ilus läkärnis lees. Ütleksin, et see on omamoodi traditsiooniline latern. Tegelikult mitte. Tegelikult on see veidi antiikne. Aga kui sa vaatad alla tuppa endasse, siis näed tõesti, et Carlos oli mees, kes oli väga eklektiline, väga ekstravagantne. Ta armastas oma asju, nii et sa näed igal pool kõlareid ja televiisoreid, CD-plaadid on laiali. Ja ma ei tea, sellel mehel oli pöörane mõttemaailm. Jaa. Väga loominguline. Väga loominguline, absoluutselt. Väga ilus maal. Talle meeldis neid koguda. Me tegelikult usume, et ta ise ei olnud maalikunstnik. Sest selles maas pole ühtegi maali, millel oleks Carlose allkiri. Ja siin näete üht tema kalendermärkmikku. Siin on kirjas 2007. Ja 2 aastat hiljem, 2009. aastal, jäeti maja maha. Isegi purkmet on veel maha jäetud. 500 milligrammi isegi lusikas oli veel selle peal. Isand. Jumal, seda vaadates näeb kõik lihtsalt välja nagu täielik segadus. Täielik segadus, absoluutselt. Vau. Ja siis see nahkdiivan, mis on selles toas täiesti vales kohas ega sobi üldse. Aga siin ta õhtuti istuski. Ta nautis siin olemist. Vaatas oma mitut televiisorit. Me ei tea miks, aga siin ja üle kogu maja on nii palju televiisoreid. Ja siin on palju rohkem. Sa üllatud, kui palju televiisoreid me sellest kohast leiame. See on täiesti hullumeelne. Aga lähme tagasi selle seina juurde, sest siin on ka mõned ilusad kunstiteosed alles. Ja võib-olla üks ilusamaid seal üleval nurgas, tema poeg. See oli tema kunstiteos. Tema poeg, Juri. Ja kahjuks suri tema poeg väga noores eas hingamisteede haigusesse. Me ei tea täpselt, kui vanaks Juri elas. Aga tal oli ka tütar, kes elas koos tema emaga Ameerika Ühendriikides, nagu sa loos kuulsid. Nii et ka need kunstiteosed, see on väga abstraktne ja see on, ma ei tea, kuidas seda tüüpi kunsti nimetada. See on ikka veel abstraktne. Yeah. See on nii kummaline, sest nad teevad midagi, aga erinevat üksteisest. Jah. Ka palju värve. Ja seegi see gobelään siin. Nagu see on kuidagi valesti paigutatud, sest sein näeb samasugune välja. See siin all. Kas sa oled seda näinud? Jah. Sellepärast see näebki välja samasugune nagu sein. Asjade läbisegi segamine on hullumeelne. Üks asi veel. Ma võtan selle kiiret seina pealt maha. Panen selle hiljem tagasi. Aga vaata seda. Mulle tõesti meeldib see väljapanek siin. Siin on kirjas head uut aastat, tervitused Juri ja Helga poolt, tema 2 lapselt. Siin näete Jurit lennukisse minemas, ilmselt oma ema juurde Ameerika Ühendriikidesse. Siin on palju pilte, kus nad on koos oma emaga. Ma ei tea küll tema ema nime, see on Juri ja Helga koos. Ja siis veel üks kaart, mida nad tegid oma isale. Luke, Carlos. Palju õnne sünnipäevaks. See on nii ilus. Jah. Ma panen selle siia. Ära muretse, ma panen selle hiljem tagasi. Siin on suur väljapanek CD-de, DVD-de, VHS-kassettidega. Kinkekomplektid. Mis nendel VHS-kassettidel on, seda teab vist ainult Jumal. Aga mul pole aimugi. Ja siis on meil siin veel üks pilt Jurist. Ma arvan, et siin on veel midagi. Vau. Ta näeb sellel pildil siiski väga haige välja. Jah. Väga kurb pilt, ütleksin ma. Nägin ka silmanurgast midagi.
Sao Paulo. Kas see on? Sao Paulo, jah? Kas see on Brasiilia? see on Brasiilia, jah. Isand. Tal on Brasiilia numbrimärk. Võib-olla ta isegi elas mõnda aega Brasiilias või tegi seal mõne filmi või midagi sellist. tõenäoliselt. Vau. Siis saame alla minna. Raadiod, kõik mida ta armastas on siin. Ja siis just siin on meil see Remingtoni kaasaskantav kirjutusmasin. Nii et kui ta istus oma diivanil, sai ta selle välja võtta ja õhtuti kirjutada. Võib-olla filmi stsenaariume või mida iganes ta selle seadmega tegi. Minu kujutlusvõime hakkab alati tööle, kui ma käin nendes mahajäetud kohtades ja mõtlen, mida need inimesed omal ajal võisid teha. Ma lihtsalt ütlen, et mulle väga meeldib, kuidas ta raamaturiiuli ehitas. See on lihtsalt paar lauda asetatud siia peale. See kõik on väga kõikuv. Aga ma vaatasin siin kardinat ja... Vaata seda. See avaneb järgmisesse tuppa. Ja mingil hetkel oli Carlos ilmselt nii haige, et ta ei saanud enam üles minna. Ja ta pidi oma voodi siia alla tooma. Nii et ta elas ainult selles toas ja kõrvaltoas. Ja ta lihtsalt magas siin. Ja siis ei pidanud ta igal õhtu enam ülemisele korrusele lisatrepist üles minema. Voodi on ikka veel tehtud. Mulle meeldib jälle see lamp, mis ta siin üleval on. Midagi, sa ütlesid, et see oli kass, ei, püüdja. Jah, kala püüdmiseks. Kalapüüdja. Oogu. Imeline. Jälle, nagu tavaliselt teler selles toas. Ja seal üleval on kujutatud ilusat Portugali linna. Wow. Vaata seda maali. Wow. Issand. Siin on nii palju detaile. Siin on isegi kass näha. Naine. See näeb välja nagu tulnukas. Päris tulnukas kõrval. See on hämmastav. See on tohutu. Küljel ja taga on käed. Vau, võib-olla laste käest. Võib-olla. See on hämmastav. See pole allkirjastatud. Eks? Ei, mitte midagi. Otsisin allkirja, aga ma ei näe midagi. Ja siis siin kõrval jälle suur hunnik riideid ja kõike muud. Hullumeelne. Seal üleval on veel üks ilus maal. Värdani. Carlosel oli isegi oma mikrolaineahi siin kõrval. Tal oli oma mikrolaineahi siin. Jah, et ta ei peaks iga kord kööki minema. Selles kukkus krui välja. Mitu DVD ja VHS mängijat. See on hullumeelne. See on täiesti hullumeelne. Aitäh. Nii, valmis. Siis oleme tagasi telerite ja siin oleva aluse juures. Näeme ka plaadimängijat. Ma näen midagi. Seel on ka muusikaseade. Ma ei oska seda mängida, aga ma arvan, et see käib umbes nii. Sa lihtsalt tõmbad seda. Tead küll, sul on kindad. Midagi sellist. Vau. Sellel on nimi, aga mina ei tea. Ma arvan, et see on ka käsitsi tehtud nagu näha. See on ilus seade. Panen selle tagasi, enne kui ma selle ära lõhun. Panen selle korralikult siia tagasi. Ja isegi Carlosi prillid on ikka veel siin maas. Vau. Nii palju muusikaseadmeid. Vaata, need on nagu onnid, mida võiksid näha Aafrikas või midagi sellist. See on võib-olla pill Aafrika mandrit. Banjo. Ma ei usu isegi, et see on täpselt banjo. Ma arvan, et see on küll. Jah, arvad nii? Jah, ma arvan, et see on banjo. Illes pill. Ma ei tea, aga see näeb väga käsitsi tehtud välja, ma ei tea. Absoluutselt. Ma arvan, et selle tegi sama inimene või sama inimeste grupp, kes tegi ka selle teise muusikariista, mida me seal nägime. See näeb väga sarnane välja. Ja siis viiulidokk, aga sees pole viiulit. Kepp on aga siiski veel siin. Jah. Ma ei tea, kuidas seda nimetada, nii et andke andeks kõik hiiuldajad, aga seda on ilus vaadata.
olgu. Lähme edasi. Siin tuo keskel on meil marmorist kamiin. Siil on palju pilte peal. Wow. Vaata seda pilti, Tänni. Siin näed sa Jüri istumas laua taga. Tõenäoliselt on tema ema ka veel temaga. Ja see tundub olevat maja taustal. Või eksin ma selles? Ei, vabandust. See ei ole tagaplaanil olev maja. Ja see oli ilmselt tema ema. Ja mitte selle konkreetse lapse pilt. See on Helga, ma arvan. Jah, see on tüdruk. Täiesti õige. Jah, sul on õigus. Muidugi, aeg-ajalt käis ka tema tütar külas, aga ta elas teisel pool maailma. See pidi talle väga raske olema, kui ta kaotas oma poja ja jäi pärast kogu seda aega jälle üksi. Jälle ilus Malmist liit. Vaata seda issi. Ta oli kindlasti kõva suitsetaja, nagu näha. Selles ahjus on sõna otseses mõttes sadu suitsukonisid. See tähendab, et ahju pole ammu köetud. Aga Portugalis polegi ahju eriti vaja, eks? Jaa. Siin on alati ilus ilm. Ja siin on meil veel üks istumisala. Siin näete veel palju asju, mis on jäänud ajast, kui Carlos siin veel elas. Sardiinikonserv, mille Carlos viimati sõi. Paar klaasi ja kõik muu. See ei ole sardiin. See on tuunikala. See on tuunikala, vabandust. Eile ostsin ma sardiinikonservi, eks. On erinevad konservid. Siin maas on natuke klaasi. Tool, millel ta istus. Isegi tema õieprillid on siiani siin alles. Et mitte unustada. Portvein. Portvein, seal on veel midagi sees. Vau. Ja ma arvan, et see, mida me siin näeme, see kandik oli viimane eine, mida Carlos kunagi sõi. Poolenisti joodud pudel vett, kauss. Ja ma olen sellest samuti süüdi. Aga sa paned siia plastiku, et nõu mitte mustaks teha. Kui ma õppisin, tegin ma ka nii, sest sulle ei meeldinud mustad nõud, eks? Jah. Ma pesin nõud ära ja... Jah. Ja peanahk ja kõik muu jäid ikka siia. Ja siis veel üks väike istumisnurk siia poole. Mõned maalid ja kõik muu seal üleval. Ma ei ole kindel, milleks seda tuba kasutati, aga ma arvan, et see oli pigem puhketuba. Jälle, ma astun siia sisse ja esimene asi, mida sa näed, on suur hunnik televiisoreid, mis siin seisavad. Muidugi, härra Carlos oli operaator ja ta armastas filme, saateid ja kõike sellega seotud. Ma ei tea, miks ta nii palju televiisoreid vaja oli, aga ta oli ka koguja. Seda on näha raamatutest, kunstiteostest, televiisoritest, kõigest, mida ta kogus. Ma arvan, et portugallased on selles süüdi. Nad ei viska midagi ära. See on alati mind väga intrigeerinud. See on mesi. See on ilmselt kodus tehtud mesi. Jah. Ja see ei lähe kunagi halvaks. Mitte kunagi. Ei, aga sa ei hakka seda proovima. Ma ei hakka seda proovima, aga ma tahan seda nuusutada. Okei. Seda on võimatu avada. See on olnud kinni 10 aastat. Aga seda saab kindlasti ikka veel süüa. Tõenäoliselt. Aga me ei hakka seda tegema. Jah, ei. Aga see on tõsi, nagu sa ütlesid, see kestab... See kestab igavesti. Mesi kestab igavesti. Jah, eriti kodu tehtud. Jah, täpselt, ilma suhkru ja sellist asjadeta. See on ajaleht aastast 2009 ja ma arvan, et siin on kirjas Obama ametisse astumine. Obama presidendina? Ei, see on nad loodavad, et Obama oli. Pidi muutma Ameerika Ühendriike ja ta tegigi seda. Nii et. See oli nagu, see on lihtsalt tiitel. Ja et see on umbes selle aja kohta, kui see koht viljati. 21. jaanuar 2009, nagu me siin näeme. See on väga vana ajaleht.
isegi Carlose jakk on siiani siin alles. Sa näed nahktagisid. Saad aimu, milline oli tema stiil, kuidas ta välja nägi. Tõenäoliselt väga kunstiline inimene, alati sigaret suus või midagi sellist. Operaator. Operaator, täpselt prillid ees ja muud sellist. Ma suudan juba ette kujutada, milline Carlos võis välja näha, kui ta veel elas. Ma arvan, et samuti väga huvitav inimene. Jaa. Vaata seda maali, kuidas see alla kukkus. Minu. Jaa. See on täiesti hullumeelne. Lihtsalt kukkus sinna peale. Issand. See on jälle ilus maal. Ja siis on meil see sisse ehitatud kapp, mis on täiesti raamatuid täis. Ja need on väga kindlad tüüpi raamatud, eks? Või ma eksin selles? Ei. Probleemid, tempu. Ma arvan, et need on vanemad ja kollektsioneeritavad raamatud. Ja midagi sellist. Aga need on lood ja raamatud. Lood. Sest ma näen Portugali presidenti, tolle aja presidenti ja nii edasi. peamiselt siis Portugali raamatud. Jah. Ja muide, Tseljuks, see muutus raamatoriiuliks. Ja, ma näen siin hingesid. Mulle meeldib neid väikseid detaile vaadata. See on ilus. Lihtsalt istumiskohad siin. Siis koht, kus kõik tema jakid ja mantlid oleksid hoiul. Ja muidugi ei tohi unustada selles toas meistriteost, millel Carlos õhtuti mängis. Imeline klaver. Vaatame, mis marki see on. Gibach. Berzina. Cassion. See on vist Austria päritolu. Austria või Saksa päritolu klaver. Mul pole aimugi. Mängib ikka veel. Wow. Barato. Time seal pill. Ja need on päris taimed, ma arvan. Ei. Ei, need on plastikust. Need ei peaks nii kaua vastu. Täpselt. Vaata seda tolmuimejat, mis siin nurgast seisab. Ma pean ettevaatlik olema. See on siia täiesti kinni jäänud, aga see on Nilfiski tüüp GA70. Vabandust, seda on väga raske kaamera poole suunata, aga see on väga retro välimusega tolmuimeja. Wow. Ja siis on siin üks maal kinni. Issand. See on ilus. Daam, kes korjab aias viinamarju. Wow. Selles majas on nii palju detaile. Üks viimane asi selles toas. Vaata neid joonistusi. Need traditsioonilised Portugali majad. Siil on isegi kirik. Esiteks, see ei ole traditsiooniline Portugali stiil. Ei, vabandust. Siin on kirjas Pariis. Jah. Nad ei näe Portugali moodi välja. Ma oleksin pidanud teadma. Oleksin teadnud. Ma tean seda tänu kirikule. Me ei tee seda kirikus. Jah, see on tõsi. See on tõsi. Ma vihkan. Teisel pool on veel üks panipaik. Loomulikult näete siin veel üht televiisorit. Aga siin pole eriti midagi vaadata. Ja siin koridori lõpus on seda vaevu näha. Aga see oli kunagi tema vannituba. Mulle meeldib, et sa teed vaevu. Boks on ikka veel siin rippumas. Alan Parivan. Sellel on alati ka väga kurb külg. Tema riided ripuvad seal siiani. Viimased riided, mille proua Carlos, härra Carlos tol ajal üles riputasid. Issand. Verpo. Siin on palju paardleid. Väga huvitav. Isegi õmblusmasinad ja kõik muu selles toas. Issand. Mulle meeldib, et ta muutis kogu oma vannitoa. Milleski muuks. Milleks iganes tal vaja oli. Jah, lihtsalt õmblusnurk. Siia ma riputan oma riided. Mulle meeldib see. Milline mees, milline legend. Okei. Ja nüüd on aeg viia teid kõiki teisele korrusele ja näidata tema magamistube, tema maja privaatsemaid ruume. Ja siin me läheme jälle trepist üles. Vaadake seda. Isegi siin koridoris või trepil ülemisele korrusele on mõned väljapaneku esemed. See on portselaan, seda ma tunnen ära. Mis materjal see jälle on? Kips. Kips. Täpselt. Seda ma ei tea. See on ilus. Tundub, et see käib lakke või seina sisse. Jah, midagi sellist. Siin on paar kunstiteost. See on samuti ilus maal. Kas siin on kirjas 1952?
ma näen seal 1952 aastat. Jaa, Vau. ma näen 5.52. Ilus. Ja siin saame ka pilgu heita sellele siluetile meie kohal. Laseb loomulikul valgusel majja tulla. Täiesti hämmastav. Kas sa saad minu ette minna? Okei. Ma näen tema last siin. jah, ma arvan, et see on lähedal. Jah, see on väike riiv. Joori oli veel väga noor, kui ta suri. Nii et ilmselt sellepärast on see siin majas siiani alles. Ma ei tea, miks Carlos seda siia jättis, aga jah, võib-olla meenutas oma pojast. Vaata, siin on raamaturiiul. Lugematu arv armatuid on siia jäänud ja välja pandud. Mulle meeldib see rauast auto, mis meil siin on. Meil on siin all veel üks. Näita seda. Lase mul seda veidi paremini näha. See on Citroen. Me kutsume seda kitseks. Citroeni kits. Mulle meeldib. see, mulle meeldib see. Ja pilt tema naisest tõenäoliselt. Ta on ilus. Vau. Või võib-olla siis, kui tema tütar oli veidi vanem. See on ka võimalus. ka võimalus. Helga. Vau. See tuba kõigepealt. Ja ei avane korralikult. Ja nüüd saime. Tule sisse. aitäh. Noh, see näeb välja nagu täiskasvanu magamistuba, pean ütlema. Nii et see võib olla maja pea magamistuba, kus avaneb kena vaade välja. Vaata seda vaadet mägedele taustal. Väga lihtne voodi, ütleksin. Midagi erilist selle juures pole. Siin on istumissala ja siis televiisor. Jälle televiisor. Selles majas on nii palju televiisoreid. Jaa. See on antiikmööblis ja Portugalist, eks? jah, või ma ei ütleks, et see on antiik. Jah, vintage. Isegi mitte seda. See on lihtsalt. See on vanaise. Inetu, vana mööblitükk. Ma vaatasin seda ja olen seda varem Portugalis palju kordi näinud. Aga see on inetu, jah. jah, need on vist 2000-ndate algusest. 2000-ndad. Nii et see on paar aastakümmet vana. jah, Portugal üritas asju moderniseerida, aga praegu ei näe see hea välja. Jah, nad ei saanud sellega hästi hakkama. Mul on kahju. mul on kahju. Pool hullu. Olgu. Ja siis on meil veel paar muud mööblieset lihtsalt üksteise otsa laotud. See maja. Ja siis on ka Carlos jalanutsi ette jäetud. See oli selleks, et saaksid õhtul magama minnes oma riided korralikult selle peale panna. See on ilus. Ja jälle see väike lamp, mis siin koridoris ripub. Tule nüüd. see on tagurpidi. Ja see on kole. See on täiesti kole. Lind. Vau. See on väike tükk. Kui see puhub, kui tuul puhub, siis liiguks see tuulega kaasa. Ja see oli poisi magamistuba, ma arvan. Sest me näeme siin palju spordikleebiseid. Muidugi Tomb Raider sellest ajast. Palju ajakirju, mida laps Juri, me võime julgelt eeldada, et see oli Juri tuba, luges. Mõistatused ja kõik muu. Vau. Mulle meeldib see kirst, mis meil siin toas on. Okei, Danny, mis on kirstu sees? 3, 2, 1, tekid. Riided. Sul oli peaaegu õigus. Peaaegu õigus. Käsitsi kootud riided tundub. Ei. Need on pärit Pariisist. Kindlasti ilusad. Rinnatükk kukkus täiesti maa. Kõik rinnatükid kukuvad niimoodi välja. See on ilus vaadata. Vau. Okei, tõuseme uuesti üles. Isegi aknaluugid. Ja aken ise on värvitud selles kollases värvitoonis. See on sama nagu see väike värav, mida me just nägime. Vau. Ja siis väike voodi siin toanurgas. Voodi on endiselt üles tehtud. Padjad on endiselt voodijalud siis. Mida see ütleb? ohutud riskid. Ohatud riskid. Oh. mul pole aimugi. Mulle mitte. Ja siis ka tema riidekapp siinpool. Riidekapp. See näeb välja. See paistab kaameras täieliku segadusena. Jah, täiesti nõus. Kõik näeb selles majas segamini välja. Siin on uks. Vaatame, kas see avaneb. miks sul mõned augud on?
ma ei tea. Kas sa arvad, et see on nagu õppimistuba? ma arvan, et ma tean, mis see on. Ma ei ole kindel, aga ma arvan, et see oli nagu mitte karistustuba, vaid seal oli. Kui lapsed olid pahad, pandi nad siia mõneks ajaks. Sest need augud on imelikud, kas sa näed seda? Jah, vaata seda. Nii et nad ilmselt puurisid need augud ja siis tekkisid uksele praod ning nad panid need lauad siia, et kuidagi ust kaitsta. Ma ei ole kindel, ma lihtsalt arutlen. Jah, mina ka, ma ei tea. Aga see, mida sa ütled, võib olla õige. Võib täiesti õige olla. Ja siin koridoris näeme ka imelist maailmakaarti rippumas. Ja kui me selle peegli ära võtame, siis näeme kindlasti, et neid inimesi mõjutasid tugevalt Ameerika Ühendriigid. Sest meie ei tee selliseid kaarte. Tavaliselt on Euroopa maailmakaardi keskel, aga siin on Ameerika Ühendriigid maailmakaardi keskel. Ja ainus riik, kes nii teeb, on Ameerika Ühendriigid. Aga ma pean ütlema, et see on tõesti kummaline, sest kaart on kirjutatud portugali keeles. Meie ei tee neid kaarte. Ja see on ka väga vana maailmakaart, sest siin näete, et Valgevene ja Ukraina olid veel osa Venemaast. Sudaan oli veel üks riik. Balti riigid on veel koos, Tšehhoslovakkia oli veel koos. Nii et üsna huvitav maailmakaart ja ka väga vana maailmakaart. Wow. Ja siis natuke edasi. Mulle meeldib see ülemine ala siin. Jah, selle vaateva koridorile. Tol ajal rippusid seal taimed. Hämmastav. Väga traditsiooniline Portugali vannituba. Ei ole võimalik, ei. Ja siis ma mõtlesin, et testime elektrit. Töötab endiselt. Mu jumal. Kas see on esimene kord, kui me Portugalis toimivat elektriühendust näeme? Ei, ma olen juba leidnud maju, kus on elekter olemas. Jah, see, mille me koos leidsime. Ma panen selle siia üles lingina. See väike maja, mille mina ja Tänni koos leidsime ja seal oli elekter olemas. Aga see on hullumeelne. Tavaliselt sa ei leia seda. Jah, sest Portugalis, kui sa ei maksa sentigi, siis nad lülitavad su kohe järgmisel kuul välja. Nii et ma ei tea. Vaata seda tohutut kammi. See on väga kummaline. Tualett on seal taga ja siis ka see traditsiooniline kraanikauss. Jah. Mulle meeldib see. Siin on väga väike sisse ehitatud kapp, vaata seda. Tualettpaberirullid ja kõik tualetipuhastusvahendid. Mulle meeldib see. Väga märkamatult paigutatud. Jah. Ja siis, see peaks ka töötama. Jah, see töötab ka. Jah. Sissekäidav garderoob. Kõik riided olid seal hoiul. See on väga väike ja kitsas. Aga meil on sissekäidav garderoob olemas. Riidekapp. Riidekapp. Sissekäidav riidekapp. Kõik riided on ikka veel siin. Ma näen isegi, et siin on mõned naiste riided alles. Wow. Sildiga. Täpselt sildiga küljes. See on koidele. Jah. Wow. Vaata, kuidas see paindub. See on väga vana papp. Wow. Ja, need on kõik naiste riided. Ja siis siin maja lõpus on veel viimane magamistuba. Ja see pidi siis omal ajal olema Helga magamistuba. Sellest tüdrukust, kes siin elas, aga kolis hiljem tagasi Ameerika Ühendriikidesse. Wow, kõik on endiselt siin. Jälle kole mööblitükk voodi kõrval. Vaata seda. Isegi tema sulpallirekordid. Lasteraamatut, tema pliiatsid ja kõik tema raamatud siin nurgas on kõik maha jäetud. Wow, vaata seda kohvrit, Tänni. Kas see pole mitte lihtsalt imeline? Kõik need kleepsud seal peal. Wow, nägin mõnda asja. Nägin siin mõnda asja. See on hämmastav. Selle tegi G. Halsband. Halsband. See on Hollandi vastasõnale värv. Halsband. Mul pole aimugi.
see võiks olla tu kellegi perekonnanimi. Milline imeline koht. Juba on näha, et see laguneb. Väga kurb. Väga lagunenud. Vau. Ja sa näed ka, et härra Carlos on samuti selles toas olnud. See assi. Jah, see on mõõtmine. jah, panna vastu seina ja vaadata kõrgust. kas sa näed mingeid märke? Siin pole midagi. Ei, õnneks mitte. Me tegime selles majapidamises põhjaliku ringkäigu. Andsime teile kõik üksikasjad ja näitasime teile tõelise kunstniku, härra Carlosi maja. Mul on nii kahju, et su elu jäi nii lühikeseks, Carlos. Aga vaadates sinu maja ja seda, mida sa oma elus tegid, võin öelda, et sul oli kindlasti täisväärtuslik elu. Ja ma tahan sind väga tänada sinu elu eest, laste eest, keda sa kasvatasid ja kõige eest. Sellega öeldud, palun, ma tahan sind väga tänada, et vaatasid selle nädala videot. Kui sulle meeldis, siis palun, pane videole like, telli kanal, kui oled uus ja kirjuta mulle mõni tore kommentaar. Kirjelduses on ka link Patreonile. Kui sa tahad näha rohkem selliseid episoode, siis palun kaalu selle toetamist, sest üle maailma reisimine on väga kallis. Ja sellega öeldud, aitäh sulle veel kord, Tänni. Ja pole tänu väärt. Näeme teid järgmisel nädalal uues hämmastavas episoodis. Head aega. Ma armastan teid väga. Head aega.